Hei, sotsiaalmeedia huviline! Mina olen Triin Rumm, mina olen Tallinna Majanduskooli turundusõppetooli juht ja räägin sulle selles videos lühidalt meie sotsiaalmeedia spetsialisti 5. taseme õppekavast ja vastuvõtu tingimustest. Aga esmalt paar sõna Tallinna Majanduskoolist. Tallinna Majanduskool on pika ajalooga kutseõppeasutus ja hetkel me pakume rakenduslikku keskharidust ja kõrgemat kutseõpet ehk siis tase 5 ja sotsiaalmeedia spetsialisti õppekava ongi meil 5. taseme kutseõppe õppekava. Meil on koolis ligikaudu 1800 õppijat, üle 30 000 vilistlase ja ligikaudu 200 õpetajat. Ja õpetajate puhul on väga eriline see, et meie õpetajad on enamasti kõik töömaailma esindajad, ehk siis nad parasjagu töötavad selles valdkonnas, mida nad teile ka õpetavad. See tähendab, et teadmised ja oskused on väga vajalikud parasjagu just tööturul. Ja meie kooli kodulehekülg on tmk.edu.ee. Skaneerides seda QR-koodi jõuate ka sinna, et seal siis loomulikult palju rohkem infot meie tegemiste kohta. Meil on majanduskoolis 3 õppetooli, administratiivtöö õppetool, ärinduse õppetool ja turunduse õppetool, aga nüüd täpsemalt siis sotsiaalmeedia spetsialisti õppekavast. Keda me sinna õppima ootame? Õpetusega taotleme, et õpilasel oleksid teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada sotsiaalmeedia spetsialistina ärivaldkonnas, täiendada end erialaselt ja osaleda elukestvas õppes. Siin on üks AI abil loodud pilt meie sellisest keskmisest sotsiaalmeedia spetsialistist. Võib-olla nii mõnigi teist saab samastuda. Ja sotsiaalmeedia spetsialisti taseme õpe siis kestab 2 aastat. Nominaalaeg ja on ta kokku siis 120 EKAP-it, EKAP on Eesti kutsehariduse ainepunkt ja see teeb kokku siis tunniplaani tunde umbes 720, siis 2 õppeaasta peale, aga sellele lisaks umbes 2/3 tuleb veel teha ka iseseisvat tööd, nii meeskonnatöödena kui siis ka individuaalsete ülesannetega, ehk siis alati ju kinnistamaks teadmisi on tarvis ka ise kodus vaeva näha. Ja sotsiaalmeedia spetsialisti õppekava on koostatud Tallinna Majanduskooli poolt ja registreeritud haridusministeeriumis. Ja kutsestandard puudub, et see lihtsalt tähendab seda, et sotsiaalmeedia spetsialisti õpingute lõpus ei ole teil kutseeksameid, vaid tuleb läbida kooli lõpueksam. Sotsiaalmeedia spetsialisti õppe on meil siis kokku 120 EKAP-it, EKAP on Eesti kutsehariduse ainepunkt ja jaotubtagi siis 60 EKAP-it esimesel õppeaastal ja 60 EKAP-it teisel õppeaastal. Tunniplaani tunde kokku 2 aasta peale on ligikaudu 720 ja see jaguneb siis näiteks auditoorseks õppeks, ehk siis ikkagi tuleb teil arvestada seda, et kui on koolipäev, siis suure tõenäosusega tuleb tulla siia Mustamäele Tallinnas meie koolimajja kohale, aga õpetajatel on õigus teatud osa õppetööst viia läbi ka e-õppena või ka näiteks korraldada põnevaid visiite mõnda ettevõttesse või miks mitte ka näitusele. Ja õppetöö toimub meil sotsiaalmeedia spetsialisti erialal sessioonõppena kolmapäevast laupäevani ja umbes iga kuu 1 nädalal, ehk siis pärast sessiooni nädalat on tavaliselt 3 nädalat vaba aega ja selliselt see õpe sobitub hästi ka tööl käivale inimesele. Aga kui te käite tööl, et siis on hea teada, et teil on õigus võtta ka õppepuhkust ja õppepuhkust saab siis võtta 30 kalendripäeva 1 kalendriaasta jooksul. Ja natukene siis ka sotsiaalmeedia spetsialisti õppekavast. Esimesel aastal on teil siis järgmised õppeained. Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas mooduli all, individuaalne õpitee, enesearengut väärtustav hoiak, organisatsioon ja keskkond, mis toimub siis sellisel rühma coachingu meetodil, siis lepingulised suhted töö tegemisel, turumajanduse toimimine, väärtusloome ja panustamine, siis digiturundustegevuse korraldamine mooduli all, turunduse strateegiline juhtimine, turundusplaan ja digikanalite juhtimine, reklaamiseadus, sotsiaalmeedia alused ja digirakendused turundajale.
Esimesel kursusel veel kommunikatsiooni korraldamine sotsiaalmeedias mooduli all sellised õppeained, suuline ja kirjalik kommunikatsioon, esinemis- ja presentatsioonitehnikad, fotograafia, heli- ja videotöötlus, turundusalane inglise keel. Sotsiaalmeedia haldamine ja monitoorimine mooduli all, äri edendamine sotsiaalmeedias, infotehnoloogilised vahendid. Ja kuna me oleme kutsekool, siis meie õpe on nagunii väga praktiline, aga teadmiste kinnistamiseks on mõlemal õppeaastal tarvis läbida ka kohustuslik praktika. Esimesel aastal sotsiaalmeedia spetsialisti erialal on praktika 13 ekapit ja oluline meelde jätta siin või millega arvestada õppima tulles on ka see, et meie praktika toimub samal ajal, millal toimuvad ka õppesessioonid. Aga see on niimoodi ajaliselt mõnusasti ära jaotatud, et hästi aega planeerides on võimalik jõuda mõnusasti mõlemat teha. Ja teisel kursusel digiturundustegevuse korraldamine mooduli all sellised õppeained, digiturunduskanalite valimine ja optimeerimine, sotsiaalmeediakampaaniate juhtimine, reklaamide seadistamine sotsiaalmeedias. Ja kommunikatsiooni korraldamine sotsiaalmeedias mooduli all, õppeained nagu sisuturundus, meediasuhted, loovkirjutamine, turunduspsühholoogia ja käitumisökonoomika. Ja teisel kursusel siis veel sotsiaalmeedia haldamine ja monitoorimine moodul ja seal all Google ja sotsiaalmeedia analüütika, kujunduse alused, veebilehe loomine ja haldamine, IT-õigus. Ja teisel kursusel on praktika veidikene mahukam, kokku siis 17 ekapit. Ja siin siis praktika kohta sama jutt, et praktika koha peab õpilane ise leidma, meie küll kooli poolt toetame ja jagame ka erinevaid praktikapakkumisi ja praktikaperiood siis kattub ka õppesessioonide aegadega. Aga jällegi on ta niimoodi mõnusasti ära jaotatud, et aega planeerides saab ilusti mõlemad tehtud. Ja valikõpingud ka, et mõlemal aastal saab siis valida ka valikõpingute hulgast mõned variandid ja siin on siis see valik teil ka silme ees. Ja sotsiaalmeedia spetsialisti erialal õpeb meil siis õpimapiga, mis on siis teie niimoodi lõpueksam ja see tähendab sellist eneseanalüüsi ja ülevaadet 2 aasta jooksul õpitu kohta. Ja kes juba rohkem tahab selle kohta teada enne kandideerimist, siis leiate meie kooli kodulehelt kirjalike tööde vormistamise juhendi ja vaadake siis lehekülg 34. Tallinna Majanduskool toetab oma õppijaid igatepidi. Näiteks on koolis raamatukogu, kus siis saab lisateadmisi ammutada ja uuendame siis ka seda valikut seal. Siis loomulikult on meil söökla ja kohvik, snäkiautomaadid, veeaparaadid. Pakume oma õppijatele ka tasuta psühholoogilist nõustamist. Siis on näiteks olemas meil massaažitool, puhketuba ja ka tasuta jõusaali kasutamine ning tervisetuba. Ja nüüd siis rohkem vastuvõtust, et kui sa oled siiamaani kuulanud, vaadanud, siis väga hästi, ilmselt huvi on ja meil on siis vastuvõtuperiood alates 19. maist kuni 20. juulini ja sellel perioodil saab esitada vastuvõtuavalduse SAIS keskkonnas. Õige viite leiate kindlasti ka meie kodulehelt, aga muidu siis lehekülg www.sais.ee ja vastuvõtu puhul siis sellel aastal on meil vastuvõtutest ja vastuvõtutesti tegemiseks tuleb tulla meile koolimajja kohale, toimub see arvutiklassis ja perioodil 28. juuli kuni 31. juuli. Meie siis anname teile teada, et millal täpselt siis teie see testiaeg on. Ja test on valik vastustega ning need küsimused hindavad kandidaadi loogilist mõtlemist, keelelist väljendust, matemaatilisi teadmisi ja ka üldteadmisi. Ja testi tulemusel moodustame kandidaatidest pingerea ja sealt pingereast siis esimesed 50, kes vastavad siis ka tingimustele, saavad tulla tasuta õppima. Ja tingimused, miks ma seda ütlesin, on see, et tegelikult meil siis sügisest tulenevalt kutseharidusreformist kehtivad teatud piirangud tasuta õppimisele. Ja need piirangud on, kui te olete viimase 10 aasta jooksul lõpetanud ülikooli
siis paraku te ei saa tulla tasuta kutseharidust omandama, siis 5. taseme kutseharidust, isegi siis, kui te saate seal kõige esimesed tulemuse, et siis kahjuks tasuta õppida pole võimalik. Teine piirang on see, et kui te olete lõpetanud 5. taseme kutsehariduse viimase 5 aasta jooksul, siis samuti ei ole võimalik tulla tasuta õppima. Ning kolmas piirang on see, et kui te olete siis viimase 5 aasta jooksul astunud sisse 2 korral 5. taseme kutseharidusse, aga olete jätnud õpingud pooleli, siis paraku ka tasuta õppida ei saa. Aga piiranguid on ka välistav tingimus, et kui te olete noor kuni 26-aastane, siis need piirangud teile ei kehti ja saate siiski veel tasuta õppida. Kontaktid ka, et võite mulle helistada, kirjutada, kui tekib küsimusi ja meil on siis ka Turunduse õppetooli õppetöökoordinaator Grete Jürgens, kes hea meelega vastab samuti teie kõnedele ja kirjadele. Ja siia lõppu väike reklaamiminut ka, et meil on siis Turunduse õppetoolis ka oma podcasti saade, mis kannab nimetust Turundus taskus. Saate seda saadet vaadata nii Tallinna Majanduskooli YouTube'i kanalis kui Spotify's. Ma soovitan heita pilk ja nii saate sellise hea ettekujutuse, et kes on need õpetajad, kes meil siin Turunduse õppetoolis õpetavad, mis on see stiil, kuidas me siin õpetame, omavahel suhtleme. Et võib-olla selline hea asi, mida enne kandideerimist veel vaadata. Aga mina tänan tähelepanu eest ja loodetavasti kohtume Tallinna Majanduskoolis.